nii-öelda poolpoeetiliselt läheneda, siis üks inimene, kes ei osta neid riigihangete kommentaare endale abimeheks lauale, jääb ilma väga mitmetest tundidest oma elus. Selles mõttes, et kui keegi peaks hakkama mingisuguseid küsimusi, millesse meie autorkond, pea 30 valdkonna spetsialisti on juba matnud sadu ja isegi, ma arvan, tegelikult tuhandeid töötunde, kas siis kohtupraktika läbitöötamisel või õiguskirjandusse sukeldumisel. Et kui keegi peaks seda hakkama ise tegema, siis see on nagu nii-öelda tema kaotatud aeg. Et kui see töö on talle juba ette ära tehtud kellegi poolt, et siis miks mitte lihtsalt võtta raamat kätte, võtta see lahti vastava koha pealt ja siis lugeda, mida on sulle juba ette serveeritud. Et ma arvan, et see on üks väga oluline võit lugeja jaoks. Aga kui mõelda, et mis küsimustes eriti väärtuslik see raamat võiks olla, siis eks neid momente ole seal küllaga, aga mina võib-olla tõstaksin eriti esile seda, et seaduses on küllaltki põhjalikult lahti hekseldatud see, kuidas meie seadus suhestub Euroopa Liidu direktiividega. Et ülitähtis riigihangete seaduse rakendamisel on mõista, kuidas saavutada reaaleluline tulemus, mis oleks kooskõlas ka Euroopa Liidu seadusandja soovide ja tahtega. Ja pahatihti on meie seaduses ka selliseid kohti, kus seadus on valesti üle võetud. Ja see töö on ka, ma usun, üpriski korralikult selles raamatus ära tehtud, et on ära näidatud, mis on valesti, miks on valesti ja kuidas siis tuleks käituda, et see nii-öelda hankija tegevus või pakkuja tegevus siis oleks siiski korrektne. Kui inimene saab selle juhis endale ette, siis ma usun, et on hulga kergem selles rägastikust toime tulla.